Okei, tere siis lõunat juba pigem seepärast või pärast lõuna, sest kell on juba päris palju. Mõtlesin, et teen uuesti vlogin ja täna alustasin oma päeva üldse tegelikult maalt. Nüüd olen juba Leoga ühel lõunakõnnaku ära teinud, ta magab praegu siin väljas, et loodetavasti saan mina teha ära teile hauli, sest ma tellisin enda mingeid asjakesi. Vaatame, mis siin paki sees on. Esimeseks on siis, ma tellisin endale kleidi, sest mul on nagu mingid pulmad, mis mul see aasta on tulemas, kuhu nagu on kutsutud. Ja siis ma mõtlesin, et prooviks siis, et tellisin endale sellise kleidi. Ma vist proovin seda pärastpoolest selga ka, et vaadata, kuidas see istub. Aga selline ta on, et mingi see selline, ma ei tea, selline sinine kleidikene. Nii et vaatame, kuidas see pärast istub. Siis tellisin ka rinnahoidjad mingid, mida nagu mul üks sõbranna soovitas, et on päris head, et selle luulette selline nagu, et sellised on, tunduvad päris normid. Kui nagu niimoodi katsuda lihtsalt, et mõnus padding on, minu selline nagu padi on siin ja üldse mõnus materjal on. Nii et vaatame, kuidas need ka istuvad pärast. Ja siis tellisin endale 3 sellist võrkkaut asja. Kõik sellest nagu mingi slow mode shape'i mingi bränd. Nii ilusti on pakendatud nagu, vot. Ja üli hea materjal, nagu ei tundu üldse nagu shame, ma ütleks ausalt, et selline siis jakk nende thumbhole'idega ka minu teada. Ma vaatan igaks juhuks. Jah, on küll thumbhole'idega, et need pöidaugud ja siis lukud ja värgid ja see on nii ilus välja ka, mida pakki. Nii, siis tellisin ka. Ja need on nii ilusti pakendatud, nagu sellise rinnahoidja või sportspra. Sellise kollaka. No, rohekas, kollakas, mis iganes, kuidas keegi tahab seda öelda. See tundub ka nagu päris hea, et siin on selline alumine osa ka veel. No. Ja siis mis see on nüüd? Sellise bluusi, spordibluusi. Ja see tundub ka nagu mingi üli nagu hea kvaliteet ja mugav ja nagu see riie on nagu juba mega mõnus tundub. Okei. Aga need maksid ka rohkem kui tavaliselt sellised chain'i, need asjad seal. Aga selles mõttes ikka vähem kui, et kuskilt mingi neid Nike või ma ei tea, mis asja. Ja siis ma tellisin veel sellise veepudelikesega. Vaatame, mis see endast ette kujutab. Sellises boksist tuleb sisse, siis on 40 ountsi ehk siis 1182 milli. Mingi selline, et mingi asi veel siin peal. Tundub ka sitaks, kvaliteetne ja tead, ilus ka on.
on siis selline nagu kõrre osa ja siis on ka see osa, kus sa saad lihtsalt nagu juua. Ja siis see on ka see mis see ongi nüüd? No et külma hoiab, et jah. Ja see näeb nii ilus välja. Ja selline koeraari ka tellisin. Ja selline siis see haul oligi. Nii et tellis see segment ja nüüd mul on siin segadus. Koos laste mänguasjadega. Okei, ma panin nüüd selle segaduse ära. Proovisin ka mõned asjad, et täitsa sobisid. Leo vist natukene veel nagu olid silmad pilukil, aga ma loodan, et ta natukene veel magab. Et ma alustan siis toiduga, et äkki saan midagi jõuan ära teha. Aga kõigepealt ma pean vist pesema natukene või kuivatama nõud ära. Nii et ma kuivatan siis siin nõud ära ja sõin väikse snäki, seda skir maasikatega, rasvavaba ja kõrge valgusisaldusega. Selline siis päris hea oli isegi. Mulle meeldis. Ma siis kuivatan nõud ja teen õhtu / lõuna snäkk, mis iganes makaroni soati teen siis. Ma arvan, et ma keedan mune ka sinna sisse seekord. Aga jah, Leoga praegu on tegelikult suht chill, õppis ära roomamise, nüüd roomab meil siin niimoodi. Või tal roomab iga päev tegelikult, aga tal on näha seda, et ta vahepeal läheb veits närvi selle peale, et ta ei saa nii kiiresti edasi, kui ta sooviks. Nii et ta siis õpib siin ennast upitav veits üles poole, et siis nagu hakata käputama, ma oletan. Ja ehk siis vaatame, kuna ta hakkab käputama meil. Aga olen talle andnud siis iga päev lisatoitu ka. Ja nüüd proovin ka nagu rohkem nagu näputoitu hakata ka juurde nagu andma. Et praegu ma olen andnud selliseid nagu maisikepikesi, et need talle väga meeldivad. Ja sööb ka neid ilusti ja siis nüüd mingi eile vist oli või üleeile proovisin anda talle siis seda banaani niimoodi, et andsingi terve banaanitüki, mida ma siis ise hoidsin kinni, et selline pehme banaan oli. Ja ta lutsis siis seda nagu banaani teist otsa ja ei tõmmanud korku niimoodi, et ilusti võttis, nii et nagu päris hästi. Ja täna keetsin talle seda brokolit ja andsin talle seda. Aga talle see üldse ei meeldinud, ta nagu ainult mängis selle brokoliga. Ja ei söönud. Ainult siis nagu, siis ka tegelikult ei söönud, ta nagu tegi nägu ja sülitas välja. Aga muidugi jah. Siis selline update Leo ja toidu ja selle osas. Aga selles mõttes, et päevauned on meil suht kõik kogu aeg paigas, et nendega ei ole probleemi, et need ta teeb ilusti, et viimase une ta teebki hästi lühikese, nagu juba ise. Mul ei ole vaja teda üles sajada, vaid ta ise ärkabki nagu, ta ei maga rohkem ta ei maga rohkem kui pool tundigi. Nii et jah. Selline lugu siis selle viimase päevaunega. Ja ööuni on tänane oli suht selline väga tükiline. Ma saan aru, me olime teises kohas, me olime mul maal. Aga ja ikkagi väga-väga tükiline oli see kord see uni seal maal.
ma isegi ei hakka enam, ma ei loe isegi väga enam neid ärkamisi öösel, sellepärast et neid on lihtsalt päris palju. ja iga päev, iga öö on suht erinev, et sellist ühtlast ööd ei ole olnud, ma ei tea enam, mis ajast. Kõige paremad ööd olidki, kui ta oli väike. Siis kui ta oli mingi 2, 3, 4 kuused olid ka veel enam-vähem. Aga noh, ma oletangi, et sellest lisatoidust on siis nagu ikkagi mingid gaasivalud ja üldse on probleemid natukene seedimisega. Peaks vist seda probiootikumi jälle ostma, et äkki see leevendab seda asja. Aitab tal natukene seedimist. Aga eks näis, mis see siis elukene meile toob. Aga jah. Vaatame, kui kaua ta siis veel magab, sest ta on praegu juba 2 tundi varsti magab ära. Aga mina hakkan nii kaua tegema makaronisaatit. No mina teen veits teistmoodi muidugi seda makaronisaatit ka. Minu makaronisaat on üldse esiteks juba kanaga, mitte siis muu lihaga. Et ma olen siis suitsu kana kuubikud ostetud ja siis panen sinna kurki. No täna panen siis ka muna. Et polegi munaga niimoodi teinud. Ja midagi erilist ei ole see. Et ma panengi suht ainult kurki, makaroni ja siis seda kastme jaoks asju. Selline suitsukanakuubikud. Need on päris head ja sain need Sulkoga, nii et väga hästi. Ja ma arvan, et mul läheb vaja enda kõige suuremat kaussi. Et ma võtan sellise bambuskausi, mis ma IKEA-st ostsin kunagi nüüd suvel, siis kui me siia kolisime, siis me käisime IKEA-s ostmas igast siis nipet-näpet asju. Ja selle ostsime ka. Ja, nii et ma panengi siia kohe selle suitsukana sisse. Ma näitan teile, ma arvan pigem, mis te ikka mul luusse hoite. Siin asjad keevad ja paneme siia siis suitsukana. Alati need pakendid ma annan koerale lappuda. Talle ka midagi hääd. Siis nüüd ma lõikan siia kurgi. No niin, panin siia sinepit ka veel sisse, aga selline ta siis on. Panin ka sibulat, tilli ka, mul oli sügavkülmutatud ja natukene kuivatatud. Mõlemad panin, siis panin soole, panin piparat, panin 2 muna, kurki, see kana, makaron, hapukoor, majonees ja siis selline ta saigi mul. Lihtne toit. Ma nagu teeks toitu, ma teen toitu nagu hea meelega, mul ei ole nagu midagi selle vastu, et teha süüa, aga see koristamine pärast on murust see kõige vastikum osa.
nagu näete, siis väike tegelane ärkas. ta magaski mingi 2,5 tundi, nii et nagu väga hästi. nii et jah, aga ta oleks tegelikult veel kauem maganud, kui tal lutt ei oleks suust kukkunud. nii et seega. aga vahet ei ole, ma arvan, ma ei tea isegi, kas teha veel üks tudu temaga või mitte, sest kell on nagu selline, noh, ütleme nii, et kell on 4 läbi ja ta ärkas teisest tudust. nii et see on väga sketši, ma ei tea, mida teha. tavaliselt ma ei ole siis enam teinud 3. tudu, sest muidu see läheks liiga hilja peale ja ma läheksin poole öö ajal magama, kui ma ise juba mega laip olen. jah. et ma ei teagi, mida teha. ma arvan, et ma ei pane teda enam sellesse päevatudusse, vaid lähebki otse ööunne. aga jah, eks vaatab, kuidas ta siis tänase öö magab. annan teile homme update'i. endale ka teen siis seda nagu nii-öelda update'in siis ennast ka sellega, et kuidas on, kui 2 und on päeval, et kumb sobib paremini, 2 või 3. praegu meil ongi selline, et mõned päevad on 3 und, mõned päevad on 2 und. enamasti on 3 muidugi, sellised 2. nüüd on juba nagu tihedamad need 2 und, sellepärast et see teeb suht pika lõunatudu, on alati teinud selle ühe tudu väga, ikka 2 tundi vähemalt, kui mitte siis. okei, põhimõtteliselt kõigepealt pean veel seda harjutama, et teha niimoodi lahti, aga igatahes räägime ühe Heavenly, sellepärast energiajooki ma ei joo praegu sel ajal, kui ma annan pojale süüa. ja igatahes mulle meeldib täiega see maasika Heavenly see uus maitse ja tegelikult noh, sellel Passioni omal midagi häda ei ole üldiselt, aga Passion ei ole nagu mu lemmik enam. see just selline, noh, see tavaline, see vili Passion, see mulle meeldib, aga need mingid joogid väga enam ei ole meeldinud. nii et jah. aga tuleme nüüd tagasi selle jutu juurde, mis ma tahtsin teile rääkida. et igastahes tuli mõte, et äkki hakata nagu veits mingit sellist toodet tahaks nagu välja tuua ja siis ma mõtlesin, et teha siis ise selline märkplanner, märkmik, journal, no igastahes mingi selline asi ja mul on nagu mingid punktikesed, et mis mul on välja toodud, et millist ma tahaksin teha ja siis ainukene küsimus teile on see, et kas teil oleks huvi, kas te ostaksite sellist asja, et kas on üldse turgu sellisele asjale, et ma tahakski nagu uurida kõigepealt seda, kui hakata siis sellesse nagu raha investeerima. et kõigepealt jah, ma pean üldse välja planeerima, et millist teha, milline see välja näeb, kujundus, sisu, aga minu mõte ongi see, et see oleks hästi selline, et põhimõtteliselt, et sa saad oma panen siia ka selle, mis ma nagu praegu disainisin, sellise nagu, et mis ma tahaks, mis punktid on need, mis ma tahaks, et seal oleks. ongi, et sa saad ise valida sisu põhimõtteliselt, kaaned on korduvkasutatavad, sellised kõvemad, siis saad ise nagu kujundada, et millises järjekorras sul need leheküljed seal sees jooksevad, siis et lehekülgi saab alati juurde tellida, kui on mingid leheküljed, mida sa tahaksid näiteks rohkem ja siis toon veel välja, et milliseid lehekülgi mina siis sinna paneksingi siis kalendri osa, ehk siis iga kuu on nagu see vaade, et sellised kastikesed, kus on igakuiline selline vaade, ülevaade, siis on aastane vaade ja siis on iga nädalane vaade siis ka.
siis leheküljed, mis ma tahaksin sinna veel luua, oleks siis eesmärgid ja siis ongi, et iga kuu on mingi üks lehekülg dedikeeritud eesmärkidele ja siis vabakirjutusleht tahaks ka kindlalt, sest väga paljud tahaksid sellist asja, kuna ma olen ise nagu kuulnud lihtsalt, et selline asi on, mida inimesed tahavad, siis mina isiklikult tahaks ka sellist asja nagu emotsioonide tracker ja siis raamatu tracker, et mina tahaksin ka sellist lehte endale, kuna ma olen siin viimastel aastate jooksul hästi palju hakanud lugema või no tahaks lugeda. Praegu muidugi nii palju ei saa, sest väikse lapse kõrvalt on veits raske lugeda, aga tahaks, et üks lehekülg oleks siis minul selles planneris näiteks raamatute peale, et raamatute tracker, siis ma tahaks ka sinna teha veel manifesteerimislehekülge ja tänulikkuse lehekülge, sest minu arust on need ka hästi tähtsad asjad, et siis ongi, et iga päev siis saad sinna asju kirjutada ja mul on nagu selline quote on minu arust nagu sellega märkmikuga, mida mina tahan luua, väga nagu läheb kokku, ehk siis unista, planeeri, tee. Et see on nagu see, mis mul oli esimene asi, mis kohe silma jäi ja oli nagu, et see ongi see, mis ma tahaks teha. Et võite kirjutada kas siis siia YouTube'i alla, et mida te arvate sellisest asjast ja et kas teile tundub ka see sama lahe kui mulle ja kas võite ka Instagrami tegelikult mulle kirjutada, et mida te sellest arvate ja kas te oleksite ka poolt või mitte poolt. Et väga lihtsalt tahaks lihtsalt arvamust teada, inimeste arvamust, muud midagi. Aga jah, toit sai nüüd tehtud, õhtusöök on valmis, keitsin veel nagu ekstra mune. Jutt läks nüüd täitsa nagu kodu asjade peale, aga vahet ei ole. Munad said ka keedetud niimoodi, et ma saan homme hommikuks ka veel endale muna. Aga ma näitan teile, mis raamatut ma praegu loen. See eelmine raamat sai mul läbi ja nüüd ma loen sellist asja nagu Emily Henry Funny Story. Ja minust on see ülilahe raamat. Mulle väga meeldib. Leole meeldib väga niimoodi hüpata. Ta on hüppaja meil. Oled hüppaja või? Oled jah? Apsti! Apsti! Pill on seal jah. Täitsa lõpp. Tere hommikust. Mul on järgmine päev. Eile juhtus õhtul nii, et Leol on kuidagi nagu oli kuum ja silmad olid sellised imelikud ja siis me kraadisime eile ja oli väike palavik. Ja siis terve öö sai higistatud siin. Et vast hakkab kuidagi paremaks minema. Eks näis, mis see tänane päev toob. Aga öö oli selline, no kuna ta oli palavik, siis ma üritasin talle nagu ise anda kogu aeg seda toitu igaks juhuks, et noh, et oleks vedelikku ja et saaks kiirelt terveks. Aga muidu ta magas niimoodi vahelduva aiduga, et vahepeal, selles mõttes, et ta ei ärganud ühtegi korda niimoodi, et tal olid silmad päärani lahti. Nii et see oli vähemalt hea, sest tavaliselt on alati olnud üks kord, kus ta ikka kärkab niimoodi, et silmad on suht päärani lahti. Ma siis vaatan endale midagi hommikusööks, ma tean juba midagi tegelikult ma söön ka, sest eile ma tegin nii palju seda makaronisaltit, et seda jätkub nüüd tänaseks hommikusöögiks ka. Okei, mul on nüüd see õli on ka peas. Ma vist enne öelnud, et ma pesen täna, et peapesu jaoks panin endale need maski vähe
ja tegin just endale kohvi, nagu te nägite. Leo läks varem tuttu, et nagu mul üks äpp nagu näitab ära tegelikult, mis kell peaks nagu ta tuttu minema. Ja siis ta läks natukene varem tuttu, sest ta vajus mul kuidagi käte vahel ära juba. Aga no tal ongi vist veits veel ikka nagu, ma ei tea, haige natukene, palavik. Kuigi kraadiklaasik ma mõtsin 2 korda ja seal näitas, et nagu ei ole. Nii et, ma ei tea. Eks näis. No nii, kell on vahepeal saanud 4:30. Ma teen õhtusöögi juba valmis, sest meil nagu lõuna jäi vahele. Ja siis ma teengi varem seda õhtusöögi. Ja teen kanapastat, siis kana-brokolipastat. Siin on mul juba siis makaronid on ära keedetud, kanapraeb, brokoli on ära tükeldatud, natukene õide juba läinud see brokoli, aga vast pole hullu. Et maitse vast ei ole kõige parem enam, aga ei ole hullu. Ja meile meeldib ka veidike sellist chillit panna, nii et ma panen chillit ka. Ja väike mees siin käputab ringi, et pidime tõstma koera need Riia toidukausid ka siia ära. See on siin siis Leo lõunane ülejääk. Et kõik, mis nagu tal üle jääb või mis vähegi nagu koerale saab panna, ma panen, sest kahju on ära visata ausalt öeldes. No nii, tere hommikust. Käes on siis laupäev. Nagu näha, päike särab. Väljas lubab täna lausa 15 kraadi sooja, mis on nagu ime. Nagu suvi läks siis, ütleks ausalt. Leo tegi eile 2 und. Eile ei olnud palavikku ka. Ja ärkas mingi 4-5 korda öösel ülesse. Ja nüüd ärkas siis täielikult 6:30 ja ära magama ei jäänud. Siis tulin üles, pesin hambad, tegin oma mingi selle, pesin näo ära, panin oma kreemikesed näkku ja nüüd mõtlen, et teen ühe 10-minutilise mingi äpp-workout'i. Ja siis hakkan nagu, ma ei tea, täna tuleb selline hektiline päev, et ma lähen jälle sünnipäevale Leoga. Nii et see võib olla keeruline. Nad uned lähevad nagu nii lapp, sest see asub nii kaugel. See koht, kus me läheme, nagu mingi 2 tundi, 3 tundi sõitu. Igastest ja teen siis ühe workout'i. Okei, ma lõpetan samas kohas vlogi nagu eelmine kord. Saab juba vist mu tavaks siin mõnusas diivani nurgas istudes lõpetada, aga siin oli selline peaaegu et nädala vlog. Praegu on juba pühapäev, eile ma mingid väiksed klipid filmisime, käisime mulle jälle tädi sünnipäeval
et see oli väga selline hektiline päev ja Leoga oli üpris nagu keeruline, seepärast et uned läksid mulle sassi nagu ikka, kui sellistes kaugetes kohtades käia, siis lähevad uned sassi. Ta tegigi mingi päevaunet, tegi mingi 3-4 und tegi päeval, aga kõik uned olid 30 minutit, nii et fun times. Ja siis öösel ja no kõige sitemini ei maganud, aga kõige paremini ka mitte. Ja nüüd on oma esimeses päevatudus, juba varsti tund aega tujunud. Mõtlesin, et ma loen siin natukene raamatud, just vaatasin YouTube'i natukene ja siin jõin oma kohvikese ära, nüüd jõin Heavenlit, seda Passioni mango oma. Ja mõtlesin, et lõpetan selle vlogikese ära ja panen mingid klipid siis sellest eilsest ka siia. Aga jah, loodan, et teile meeldis selline väike vlogikene ja ma sain jälle kaameraga ette võtta, ei pea enam telefoni peal, mingid klipid on telefoni peal tehtud, aga enamus on ikkagi kaamera peal ja näeme järgmises videos.